kõigile kuulajatele! Meil on hea meel jätkata meie webinarisarjaga Moelood, mille käigus arutleme erinevaid moeturundusega seotud teemasid koos teiste moehuvilistega. Mina olen Marika, õppinud ja töötanud moeturunduse alal Londonis ja mina olen Mariana. Erinevalt Marikast ei ole mina spetsialist moeturunduse alal, vaid töötan igapäevaselt hoopis finantsalal. Kuid olen väikestviisi alati olnud moehuviline. Meie tänaseks külaliseks on Elina Klesman, SEO stuudio looja ja strateeg. Elina teekond digiturunduse maailmas algas mõned aastad tagasi, kui ta asus tööle digiturundusagentuuri SEO spetsialistina. Just seal jõudis ta äratundmiseni, et see on just see maailm, mis talle meeldib. Nüüdseks on ta jõudsalt arendamas hoopis oma SEO stuudiot. Tere, Elina! Tere! Räägi lähemalt, kuidas sa digiturunduseni ja oma agentuuri loomiseni jõudsid? Jaa, tegelikult digiturunduse ja SEO maailma jõudsin ma mõned aastad tagasi üsna juhuslikult. Sel hetkel ma ei teadnudki veel, mis mind võib-olla päriselt ees ootab, aga mõnda aega töötades seal valdkonnas, siis tõesti ma sain aru, et see on see, mida ma tahaksin ka tulevikus teha. Ja oma stuudioni jõudsin ma tegelikult alles eelmise aasta lõpus, ehk siis sügisel ja põhjuseid, miks ma selle otsustasin ette võtta ja luua, on tegelikult hästi palju erinevad. Aga üheks suureks põhjuseks on see, et Eestis tegelikult ikka veel on nii palju neid ettevõtjaid ja inimesi, kes ei tea SEO-st väga midagi. Ja minu eesmärgiks ja missiooniks on neile tutvustada, et mis see SEO maailm on. Ja just selles võtmes, et tegelikult see ei ole üldse nii keeruline ja üldse midagi sellist kummalist ja kaudset, mida ei saa igaüks teha. Et jah, see on minu stuudio selline suur missioon ja eesmärk. Väga lahe, väga lahe. Meil oligi hea meel näha ka sinu seda Instagrami kontot, et mille kaudu me siis ühendust võtsime, et see on igati kihvt ettevõtmine ja SEO on miski, mida kõigil veebilehe omanikel tarvis läheb, et siis kuidas ikkagi konkurentsis on. Sõltumata tegevusalast. Ja eriti kihvt, mis mulle selle tänase osa juures meeldib, on see, et me saame just siis keskenduda nagu selle moeturunduse osale ja eriti Eesti turule, sest et SEO ongi võib-olla selline suur teema, aga kui seda siis lähemalt vaadata, et mis see just sinu sihtgrupile ja sinu turule tähendab, et see on nagu, ma arvan, esimene hea nagu lähenemismõte. Ja võttes sellest samast lausest kohe kinni, mis sa ütlesid, siis kui suur osakaal on SEO-l moeturunduses Eesti turul ja millele sinu arvates võiks kodulehe tegemisel esmalt tähelepanu pöörata? No kindlasti on väga suur ja seda ma ütleks enamus valdkondade kohta ja mul on tohutult hea meel, et veebilehtede tegemine tänapäeval on tegelikult nii lihtsalt tehtud, et on väga head platvormid, kus igaüks, kes ei ole võib-olla üldse varem veebilehtede loomisega kokku puutunud, saab seda väga edukalt teha. Ja kui me tahame olla nähtavad, kui me tahame olla moetööstuses nähtavad, siis veebileht on üks väga hea võimalus, kuidas olla. Muidugi, kui nüüd on see, et neid veebilehti on nii hea ja lihtne luua, siis on paratamatult ka konkurents läinud palju suuremaks. Lihtsalt sellest, et me loome veebilehe, sellest enam ei piisa. Ja siis tulebki siis mängu SEO, mis tegelikult eesti keeles öeldes on lihtsalt kodulehe optimeerimine otsingu robotitele. Mina olen siis spetsialiseerunud Google'ile ja põhjus tegelikult on väga lihtne, kuna enamus, peaaegu võiks juba varsti öelda, et kõik, päris nii ei saa, aga peaaegu kõik otsingud tehakse Google'is, siis tasub optimeerida just Google'i robotitele. Ja Eesti turul on seda tänasel päeval väga hea teha, sest nagu ma enne ütlesin, siis tegelikult minu kurvastuseks väga paljud ettevõtted veel ei tea, mis asi see on.
See annab tohutu konkurentsieelise nendele ettevõtetele, kes tänasel päeval hakkavad sellega tegutsema. Ja mina tavaliselt, kui ma tutvustan SEO-d, siis ma jagan selle laias laastus 2. On lehesisene ja leheväline SEO. Täna võib-olla siin ka ma keskenduksin pigem sellele lehesisesele, mille aluseks on siis märksõnad ja on tegelikult ka sisu. Et mitte kuidagi me ei saa SEO puhul ümber märksõnadest. Me peame teadma, milliste sõnadega otsitakse Google'is ja selle põhjal siis ehitama üles kogu oma muu sisu veebilehel. Et tegelikult neid väikseid elemente, mis SEO alla käib, on väga palju. Neid on üle 200. Okei, tõesti väga palju. Ja seal hulgas on tegelikult ka selliseid tehnilisi, aga nende tehnilistega on nüüd see hea asi, et kuna need platvormid aitavad meil seda veebilehte tihtipeale poolautomaatselt juba valmis teha, siis tehakse ka need tehnilised elemendid tihtilugu juba meie eest korda. Tegelikult nendega nagu väga suurt probleemi ei ole, aga just sisu on see, kus siis tuleks keskenduda eelkõige. Natuke sellest turust veel rääkides, et Eesti turg näiteks ütleme Euroopa turuga võrreldes, et mis need peamised erinevused siis on, et mis nagu Eesti turu selle lihtsamaks teeb? No peamine erinevus ongi konkurents, et kui me räägime Eesti turust ja me räägime Eesti turust just eestikeelsetel lehtedel, siis tegelikult kui luua sellist väärtuslikku sisu, võib-olla optimeerida ära, kellel on e-poed või siis blogirubriigid, siis see annab juba selle eelise, et tullakse Google'is palju paremini välja nende lehtedega. Et Euroopas kindlasti on see konkurents palju suurem, seal on rohkem erinevaid keeli. Seal tuleb mõelda selle peale, et kas minna inglise keele peale üle või siis võtta mõni muu spetsiifilisem keel, mida võib-olla räägitakse mõnes konkreetses riigis või piirkonnas. Et seal on juba sellised keele küsimused ka. Aga moetööstuses on tihti näha, et disainerite veebilehtedel on rohkem pilte kui teksti, et sa mainisid sisu, et sisu on väga oluline, aga just pildid on need, millega tahetakse oma nägemust nagu ellu tuua. Et kas endiselt on vajalik, et igal lehel oleks lisaks piltidele kindel kogus teksti koos kindlaks määratud otsingusõnadega või piisab piltidele näiteks selle altteksti lisamisest, et milline peaks olema see piltide ja teksti jaotus nii-öelda? Siin kindlasti sellist päris nagu õiget vastust ei ole, mingit kindlat reeglit, et see on hästi selline tunnetuslik. Kui me räägime moevaldkonnast ja moetööstusest, siis kindlasti ei saa me üle ka ümber piltidest. See pilt annab seda sisu võib-olla mõnel juhul palju paremini edasi kui see tekst. Ja see on väga hea, neid tasub kindlasti omavahel kombineerida. Kui me SEO-st räägime, siis sisu on kindlasti mõjukam, sest sisu me saame optimeerida mitmel eri viisil erinevate elementidega, mida me piltidega ei saa teha. Et piltide puhul me tõesti saame lisada altteksti, me saame lisada pildile pealkirja ja me saame optimeerida pildi suurust, aga seal kohal väga rohkem selliseid nüansse ei olegi. Ja seal see SEO seisukohast optimeerimine on nagu piiratud. Tekstide puhul on võimalik pealkirju optimeerida, on võimalik siis neid märksõnu panna igasse lõiku lause algustesse, et seal on neid võimalusi lihtsalt rohkem. Ja tegelikult SEO definitsiooni järgi me optimeerime otsingu robotitele, aga mina ütlen alati, et ei tohi ära unustada seda inimest seal taga, kes tuleb seda veebilehte külastama ja tuleb leida see tasakaal selle roboti ja siis reaalse külastaja vahel. Et robotid ei osta, robotid ei liitu uudiskirjadega, robotid ei levita seda infot, et tuleb mõelda selle peale, kuidas kasutajal oleks mugav ja hea seal veebilehel olla.
ja sellepärast kindlasti ma soovitan nii pilte kui teksti kasutada. Kui on ainult pildid veebilehel, siis läheb SEO seisukohast keeruliseks. Et siis võib-olla tuleb ikkagi mõelda mingi eraldi rubriik, kus saab seda teksti kirjutada, aga ainult piltidest ja konkurentsi nii-öelda saavutamisega on siis palju keerulisem. Et kas need võimalused, mida võiks siis lisada näiteks oma blogi, et kas see oleks nagu, või on seal mõni muu asi, mida siis võiks rakendada? Just, et blogi on tegelikult üks väga hea viis, aga sellega on alati see, et see vajab palju tööd ja see vajab sellist regulaarset kirjutamist. Ehk kui veebilehe looja või haldaja ikkagi tunneb, et tal ei ole seda ressurssi, see ei ole tema jaoks, ta ei soovi seda teha, siis on ka muid lahendusi ja siis ma üldjuhul ütlen, et ma ei soovita seda blogirubriiki luua. Et lihtsalt jätab lõpuks sellise natuke ebaprofessionaalse mulje, kui seal on üks postitus ja aasta aega on ja noh, Google tahab ka tegelikult, et veebilehel kogu aeg toimuks midagi, sest see on märk, et siis on nagu uus ja see on kõige värskem ja relevantsem info, et blogi on hea SEO seisukohast, aga ainult siis, kui seda regulaarselt teha. Et muudel juhtudel ma soovitaks kas kategoorialehtedega töötada, sinna sisu luua või siis, kui on e-pood, siis kindlasti optimeerida kõik tootelehed ära. Et neid variante on tegelikult erinevaid ja tulebki mõelda, et millised võimalused igalühel on oma veebiga. Kui aga ikkagi otsustatakse teha blogi ja sellest blogimise teemast natuke edasi rääkida, siis kui oluline on sisuturundus enda kodulehel kui ka külalispostitused siis teistel lehekülgedel? Ja kui rääkisime enne ka sellest, et peaks neid postitusi siis järjepidevalt tegema, siis kui tihti peaks olema neid postitusi? Jah, kui me räägime moetööstust, siis postituste sageduse osas hea oleks, kui saaks korra kuus, aga ütleme nii, et korra 2 kuu jooksul võib-olla on ka nagu täiesti okei. Ja see sõltub sellest, kui pikad need postitused on. Et kui on sellised pikad mahukad, siis tõesti üks postitus paari kuu jooksul on väga hästi. Aga kui on sellised lühemad, siis võiks olla tihedamini. Ja sisuturunduse koha pealt kindlasti see aina rohkem saab oluliseks SEO valdkonnas. Soovitatakse väga palju teha koostööd teiste lehtedega, nii-öelda võtta teiste postituse selliseid mõtteid ja linke enda postitustesse ja kui näiteks mina kirjutaksin sellise üsna pika mahuka blogiartikli mõnest uuest näiteks moetrendist, siis on ka suur tõenäosus, et teised hakkavad sellele viitama, teised veebihaldajad, veebilehed vaatavad, et ma võtan ka siit mõtteid ja jagan ka neid oma veebilehel, et selline koostöö on väga hea. Et seda kindlasti, kui on võimalus, siis tasuks alati teha. Ja hea on just alustada, et ise viidata teistele. Siis ilmselt tuleb ka mingil hetkel vastupidine koostöö. See on ka midagi, mida me oleme üritanud natukene oma blogis teha. Et algustöö on tehtud, et me peame siis järjepidevust ka. Kord kuus siis vähemalt. Kord kuus. Et rääkisime nüüd natukene nendest välislinkidest, aga siselinkidest ka midagi, et mida peaks oma blogi juures tähele panema, et kui sa neid erinevaid postitusi siis nagu teed iga kuu, et mis osakaal on siselinkidel? Sisemised lingid samamoodi on väga, väga kasulikud. Esiteks need aitavad kasutaja elu seal veebilehel lihtsamaks teha. Nad annavad vihjeid, et kuhu võiks edasi liikuda, kuhu võiks klikkida. Kui te kirjutate näiteks tekste, kus te räägite mõnest tootekategooriast ja mainite mõnda konkreetset toodet, siis on väga hea kohe sinna panna link juurde. Samamoodi, kui mingisugused postitused on omavahel seotud, et näiteks,
räägite ühest tootekategooriast ja siis soovite, et külastaja läheks loeks ka mõne teise kategooria kohta, siis on hea sinna lõppu kirjutada ka lõik, et näiteks varem oleme kirjutanud sellel teemal, et mine loe ka seda postitust. Samamoodi panna kohe link, sest kui neid linke ei ole, siis väga suure tõenäosusega inimesed ei liigu edasi ja nad lähevad lihtsalt lehelt ära ja te ei saagi kogu oma seda infot edasi anda ja seda huvi tekitada. Et igal juhul, eriti kui on e-poed, siis neid erinevaid tooteid tasub linkida ja välja tuua ja kategooriaid samamoodi blogipostituses. Kui räägite mingist uuest kollektsioonist või uuest kategooriast, uuest tootest, siis kohe kindlasti teksti sisse lingid juurde ja on palju suurem tõenäosus, et külastaja liigub sinna edasi. Nii, aga siselinkidest rääkides, et kas see kuidagi sotsiaalmeediaga ka seotud on või et näiteks kas sotsiaalmeedias oma veebilehe lingi jagamine ka kuidagi SEO-le kaasa aitab või pigem mitte? No kui me räägime sotsiaalmeedia linkidest, siis need lähevad sinna väliste linkide alla. Nad ei anna võib-olla kohe nii suurt kasu ja nii suurt tulemust, aga kui me räägime sellisest brändi vaates ja nii-öelda reklaami osas, siis kindlasti tasub teha sellist ristviitamist, ristjagamist, et kui te lootegi veebilehele uut sisu, siis jagada seda sotsiaalmeedias. Inimesed näevad seda, loodetavasti klikivad sinna peale ja kui need tulevad veebilehele, siis see suurem liiklus aitab SEO-le kaasa. Et seal võib-olla ei ole sellist päris otsest mõju SEO-le, aga kaudselt kindlasti aitab ja ma soovitan seda teha, et kõiki oma turunduskanaleid omavahel nii-öelda miksida ja levitada seda infot nii palju võimalik. Aga näiteks foorumitest rääkides, et kas seal ka see ristturundus töötab, et kas tasub näiteks, ma olen nagu märganud, et paljud teenusepakkujad näiteks valivad mingisuguseid sobivaid foorumeid, kus nad siis oma teenustest näiteks natukene promo teevad või niimoodi, et kas see on ka kasulik välislinkidele või pigem mitte? See sõltub hästi palju foorumitest, et need välised lingid on kasulikud siis, kui nad on follow lingid. See tähendab, et koodis on selline pisikene jupikene. Siis Google'ile öeldakse, et see link on aktiivne ja sealt tuleb see kasu. Nii et ta tõstab seda veebilehe autoriteetsust siis Google'i silmis. Foorumite puhul on sageli need lingid no-follow lingid. See tähendab seda, et neid Google ei arvesta, et nende eest autoriteetsust juurde ei saa. Iseenesest, kui on sellised foorumid, mis valdkonnaga lähevad väga hästi kokku, seal räägitakse sellest teemast, mis teie veebilehel on, siis ma kindlasti soovitan neid linke sinna panna, sest ikkagi inimesed näevad neid, märkavad, võib-olla tulevad, klikivad, aga ta ei anna päris seda tulemust, mida väliste linkide strateegia all nii-öelda mõeldakse. Et see on just need follow linkid ja neid linke saab siis üldjuhul kirjutades sisuturundusartikleid ja paludes neid siis postitada teistel veebilehtedel. Aga samamoodi alati tasub üle kontrollida, et need ikkagi on follow linkid või üle küsida. Et muidu sellel ei ole SEO kontekstis nii suurt väärtust. Okei, see on väga, väga hea teada, et me siis pärast hakkame foorumites postitama. Kui rääkida natukene luksusbrändidest, siis 2019. aastal oli Gucci näiteks kõige populaarsem veebipood. Et mis sina arvad, milliseid SEO trikke või sisuturunduse nippe me võiksime Gucci'lt näiteks laenata? No nende puhul on kindlasti see, et see bränd on lihtsalt nii tuntud ja seal on hästi palju külastusi, et see mängib olulist rolli. Aga vaadates seda lehte, siis tõesti põhilised lehesisesed SEO elemendid on neil optimeeritud
tähendab seda, et need on need tekstid läbi mõeldud, seal on kasutatud väga konkreetset märksõnu, mis kuvab kogu tekstist nii-öelda läbi, et kui me kirjutame mingisugust sisuteksti, no võtame näiteks jälle kõige lihtsam on mõnda kategooria lehte või tootelehte, siis tuleb mõelda, mis on selle lehekülje, selle teksti fookusmärksõna. Mida me soovime, et see jääb sealt nii-öelda läbi kumama ja inimesele meelde. Ja see fookusmärksõna peab olema siis kindlasti see, mida reaalselt otsitakse. Et selleks tuleb teha enne selline pisikene märksõnade analüüs ja leida see sõna. Ja kui neid tekste vaadata, siis sealt on näha, et väga konkreetselt mingisugune kindel fookusmärksõna sealt kumab. Ja kindlasti on neil kõik tootelehed optimeeritud. Neil on pealkirjades kasutatud ka nii-öelda kategooria nime, et sageli meil on võib-olla mõndadel käekottidel või saabastel mingid sellised ilusad nimetused, aga me unustame seal mainida, et see on saabas või see on käekott. Sellisel juhul see lihtsalt ei tule Google'is välja, kui inimene otsib näiteks saabast või käekott. See on üks selline nipp, mida ei tohi e-poe puhul ära unustada. Ja kui kõik need tootelehed on niimoodi ära optimeeritud, et seal on see kategooria termin või nimetus siis ka sees, siis see annab meile juba päris hea eelise mõne teise konkurentsi ees, kellel ei ole seda tehtud. Samamoodi, nüüd kui sellest konkreetsest Gucci lehest rääkides, neil on väga selge menüü ja see navigeerimine seal lehel on nagu lihtne. Sageli on olukord, kus ma ise ka käin, klikin erinevate menüüde vahel, aga siis ma nagu eksin ära. Ma ei saa aru, kus ma pean edasi minema, kus ma olen. Jälle kasutaja seisukohast, kui te loote näiteks uusi kategooriaid või teete uusi vahelehti, siis mina soovitan alati lasta mõnel sõbral või tuttaval testida, et kuidas tundub. Ja muidugi pildid, et need alttekstid ja pealkirjad peavad kindlasti olema lisatud. Ja kui me räägime moetööstuse võtmes, siis kui need pildid on optimeeritud, siis need tulevad ka suurema tõenäosusega Google'i pildiotsingus välja. Et muidu nad lihtsalt jäävad kuhugi tahaplaanile. Et kindlasti tasub sellele ka rõhku panna. Ja üks asi, mis veel Gucci lehel oli väga hea, oli see, et nad olid teinud sellise küsimuste-vastuste rubriigi. Inimestel ikka tekib üsna sarnased küsimused praegu, eriti koroona ajal. Meil oli täiesti eraldi koroona küsimuste-vastuste rubriik. Et kui näiteks kasutajat huvitab, et kuidas praegusel ajal mingid tarnetingimused on, kui kiiresti tuleb mul kaup, kas laos on üldse olemas, kuidas ma näiteks kodulehel näen, kas seda on laos olemas. Et kõik sellised küsimused ja vastused kirja panna, teha sellest eraldi vaheleht. Samuti väga hea võimalus, et jälle sisu luua, ilma et peaks seda blogi tegema, kui selleks üldse nagu soovi ei ole. Et see on ka kindlasti üks väga hea nipp, mida ma soovitan Gucci lehelt kaasa võtta. Väga lahe. See on tõesti, nende küsimuste peale ei olegi nagu mõelnud, aga võib-olla me mõtleme ka mõned. Ja, ma arvan, et igaüks sai siit mõne väga kasuliku nippi endale. Ja, kindlasti. Rakendada. Tuleks lihtsalt elu võimalikult nagu lihtsaks ja mugavaks teha, et ta tahaks tulla sinna veebilehele tagasi. Kasutajasõbralikkus. Aga näiteks, kas sa oskad ka öelda mõningaid tasuta tööriistu näiteks, millega igaüks saab näha, mis on võib-olla oma veebilehel kõige populaarsem või kuidas näiteks vajalikke otsingusõnu leida või kas või ideid uude blogide tarbeks näiteks? Jaa, Google'il endal on tegelikult väga palju tasuta tööriistu ja hästi raske, ma ütleks, et peaaegu võimatu on teha SEO-d niimoodi, et me ei analüüsi tulemusi,
ja meil ei ole nagu statistilisi andmeid meie veebilehe külastuste kohta, et esimese asjana kindlasti, kui te loote endale veebilehe, siis tuleb sinna külge panna Google Analytics. Selle kohta on veebis väga palju erinevaid juhendeid, see tegelikult ei ole üldse raske ja mitmetel platvormidel on see isegi tehtud selliseks poolautomaatseks, et tuleb lihtsalt üks koodike kirjutada õigesse kasti ja see konto luua. Et see on üks kindlasti, millest ei saa nagu üle ega ümber. Samamoodi on Google Search Console, mis tuleb ka seadistada, põhimõtteliselt luua sinna konto ja veebilehega siis siduda ja see aitab analüüsida, milliste märksõnadega veebileht välja tuleb. Kas on mingisuguseid error-lehti, et nendest me üldse ei rääkinud, aga oluline on ka SEO seisukohast see, et ei oleks katkiseid lehti kuskil. Et need on kaks sellist, millest mina ütlen alati, et ei saa üle ega ümber. Kui on olemas ka pood, mis on kindla asukohaga, et mitte ainult e-pood, vaid ka nii-öelda lokaalne pood, siis ma soovitaksin ka Google My Businessit, mis on tegelikult nagu virtuaalne ettevõtte visiitkaart. Aga selleks siis peab olema jah, kuskil see pood või esindus olemas, et ta on seotud Google Mapsiga. Ja märksõnade koha pealt ma soovitaksin Google AdWordsi Keyword Plannerit, milleks küll tuleb luua selline esmane Google'i reklaam, aga te saate selle reklaami panna kohe pausile. Ehk tegelikult see on ikkagi nagu tasuta tööriist. Et seda ma kindlasti soovitan just, et oleks näha, milliseid märksõnu otsitakse, mis on nende otsingumahud ja kui keerukad need märksõnad on. Et mõnel juhul on väga sellised laiad ja üldised märksõnad, aga kuna hästi paljud lehed kasutavad neid, siis selle konkurentsi näitaja on tohutult kõrge ja sellega on väga raske Google'is välja tulla. Ja kui on vaja inspiratsiooni, siis Google'il on selline leht nagu Google Trends. Eriti hea on seda vaadata praegu, sest praegu on seal eelmise aasta kokkuvõtted. Aga see annab ülevaate, et milliseid teemasid üldse guugeldati, milliseid sõnu guugeldati, mis üldse inimesi nagu huvitab. Et ka mõne kindla aja tagant soovitan sinna piiluda ja seal saab tõesti ka täiesti Eesti statistikat välja võtta. Aga saab ka kogu maailma nii-öelda Google'i trende näha. Väga lahe. Ma kujutan ette, et see märksõna võib olla koroonaviirus. 2020. Midagi sellist. Ma tegelikult piilusin sinna ja sul on täitsa õigus. Aga seal on ka niimoodi inimeste lõikes ja muude valdkondade lõikes. Et on nagu erinevaid kategooriaid loodud. Ja viimasena on selline SEO tarkvara nagu Ahrefs. See on muidu tasuline, tohutult võimekas programm, aga seal on, kui te lähete sinna lehele, siis ja kerides kõige alla, siis seal on ka tasuta erinevad sellised tööriistad. Et need on küll selliste pisikeste piirangutega, aga kui te optimeerite ainult enda veebilehte ja tahate vaadata, mis seisus ta üldse on ja mis seal veel tegema peaks, siis selliseks esmaseks optimeerimiseks on need tööriistad täiesti piisavad ja soovitan neid. Et tegelikult saab nagu täitsa tasuta hakkama neid tööriistasid, on tõesti väga-väga palju erinevaid. Aga need on sellised, mida ma julgeksin igaühele soovitada, et saab hakkama. Väga lahe. See kõlab jah väga hästi, et me kindlasti paneme need lingid sinna video alla ka, et siis igaüks saab uudistada hiljem, kui on huvi. Lõpetuseks, kas sa võiksid natukene kirjeldada, milline sinu tööprotsess välja näeb, et kindlasti on meil tekkinud kuulajaid, kellel on suurem huvi kodulehe optimeerimise vastu? Üldiselt on jah, SEO see tööprotsess väga kindlalt paika pandud, sest need reeglid, mis on, nendest ei saa kuidagi üle ega ümber. Alati ma alustan SEO auditiga, sest oluline on teada, mis seal veebilehel siis toimub ja mis seisus see leht on. Ja seal on siis nii
tehnilised elemendid kui ka kõik sisulised elemendid olemas. Ja kui see audit on tehtud, siis me tavaliselt kliendiga vaatame selle üle ja paneme paika kindlad eesmärgid. Ja nende eesmärkide seadmine kogu selle protsessi juures on hästi oluline, et see ei ole kindlasti eesmärk, et ma soovin Google'is lihtsalt välja tulla, vaid need üldjuhul peaksid olema väga konkreetsed. Et me valime sellised 2-3 eesmärki, üks võiks kindlasti olla seotud märksõnadega, et näiteks märksõnaga moetööstus ma soovin 3 kuu pärast olla Google'is esimesel kohal või 3. kohal või esimesel lehel. Sellised väga spetsiifilised eesmärgid ja siis on hea nende poole liikuda. Ja kui need eesmärgid on paigas, siis mina järgmise sammuna tavaliselt loon SEO strateegia ja tööplaani. Üldjuhul on see kas pool aastat või aasta. Mõne väiksema lehe puhul saame ka 3 kuuga hakkama. Päris 1 kuu strateegiaid mulle ei meeldi luua, sest siis see on liiga intensiivne ja seal on vaja natukene sellist loomingulist ruumi ka jätta endale. Ja siis on juba kliendi otsustada, et kas ta tahab seda strateegiat ja plaani ise täide viia, et mina annan lihtsalt oma teadmised edasi või siis me lähme edasi koos ja mina siis teen need optimeerimised ära ja siis igakuiselt annan kliendile ülevaate, et kuidas on läinud, mis on tehtud ja mis on tulemused. Et sealt edasi tavaliselt ma alustangi lehesisese optimeerimisega, et kõik pisikesed metaandmed saaksid kord, et pealkirjad oleksid optimeeritud ja sisutekstid ja teises osas siis lähme väliste linkide juurde ja tegeleme selle poolega. Et üldjuhul see nii kujuneb. Väga kasulik teada. Aga näiteks, kas on ka midagi, mida me saaksime kohe võtta, et ma sotsiaalmeedias nägin, et on mingi challenge, mis veebruaris vist algab. Ja, kuna minu üheks selleks eesmärgiks on tõesti seda viia ka väiksematele ettevõtetele, et ka nemad saaksid SEO ka tuttavaks, siis täiesti esimest korda on mul loodud selline ei ole 30-päevane, veebruaris on 28 päeva. 8-päevane väljakutse, mis siis alustab 1. veebruaril ja terve kuu siis ma jagan kõiki oma teadmisi ja materjale ja annan ka selliseid ülesandeid ja harjutusi ja siis kõik, kes seal osalevad, saavad ise oma veebilehel neid optimeerimisi teha ja õppida selle SEO selgeks. Ja vastavalt siis veebilehele, kes jõuab veebruari lõpuks kogu lehe ära optimeerida, kellel on väga mahukas leht, võib-olla jõuab ühe kategooria, et see juba sõltub siis konkreetsest veebilehest. Aga jah, see on mõeldud kõigile, kes tõesti ise huvituvad sellest valdkonnast ja tahaksid ise proovida seda optimeerimist. Aitäh sulle, Elina, et sa olid nõus meie kuulajatega neid kasulikke SEO nippe jagama, et meie kindlasti liitume selle challenge'iga veebruaris ja jagame ka oma teekonda siis oma sotsiaalmeedia vahendusel meie jälgijatega, nii et jälgige meid moeturundus, kui te seda juba teinud pole. Elina SEO stuudio tegemistel saate silma peal hoida tema sotsiaalmeedia ja ka veebilehe vahendusel. Lisainfo paneme kindlasti ka selle video alla. Aitäh kuulajatele ja nagu ikka, ootame kõigilt tagasisidet ning soovitusi. Järgmine episood on juba peatselt tulekul. Kohtumiseni! Kohtumiseni! Tšau!